No nii, tere reisihuvilised. Pühapäev, augusti lõpp. Näitan politseid ka. Läks politsei väljakutsele Pae Maxima siis juures. Käisid siis, näitan ka natukene, mis ma ostsin. Ice, see alkoholivaba õllejook, et muidugi seal sees võib mis iganes olla, aga ega seda ju ei teagi, selles mõttes võib-olla seda on alkohol, ega ei ole ju teinud seda laboritesti, pole teinud ju. Ja siis käisin jah, Maximas ostsin soodukas on. Eesti Pakari need saiakuded on soodukad. Seal soodukad päris head. See juusturull ja siis see rosinarõngas vanilja Vantinga. Need on soodukad, muidu on seal euroringis. Praegult on 40 senti soodukas. Ja siis eile olime seal vasakul pool. See läheb Pae parki, aga siis täna lähme siis siit kanalist üle silla lähme ja siis näitan ka natuke silda. Üle silla ja siis Kumu poole. Et Kumu on ka siuke ehitis jah. Tehti ta siin kuskil 2006 aasta kevadel. 2005-2006 kuskil valmis. Ma mäletan, ma käisin keskkoolis siis. Et üüratud summad olid siis tol ajal, et siis rääkiski üks koolivett seal, et lihtsalt sellepärast läheks vaataks, et kui kallist hoonet on võimalik ehitada. Ma ei mäleta, mis siis seal olid krooni ajal. Sadadest miljonitest vist oli juttu. Aga see on ka siuke hoone, et ta on nagu Lasnamäe piirilt Lasnamäe ülevalt saab sinna ligi nagu. Et Lasnamäe ühel pool maja on Lasnamäe ja teisel pool maja siis on allpool on juba Kadriorg. Et ta ongi niimoodi, et ühelt poolt lähed sisse on Lasnamäe ja teiselt poolt lähed sisse on Kadriorg park. Et see on ka siuke selline kas mingi integratsiooniprojekt või midagi sellist võib olla. Et ühendab siis linna osasid. Ja sinna saab tegelikult ligi niimoodi ka, et kanalist. Ma näitan kanalit ka natuke. Et kanalist saab kohe on tunnel nagu. Ta on ju Pae kalju sees nii-öelda. Kanal on ju uuristatud Pae sisse nagu. Pae pinnasesse on ju kanal uuristatud. Ja siis mõlemal pool on Pae seinad ja siis all on ja siis sealt nendest seintest saab nagu sisse kanali kaudu, et seal on siis laod, ongi Kumu ladu on seal, et ka siuke huvitav tegelikult. Vahetan vahepeal kätte, et ei ole väga spordiarvastaja ei ole, et elusporti, kui siis nii võib öelda. Aga siin ongi see Valge ja Uuslinna tänav hakkab, ma näitan. Et see Kumu jääb sinna Valge tänava poole. Ja siin ongi, kui nüüd keerada ära, siia paremale keerame. Ma näitan veel seda Valge ja Uuslinna tänava silti. et siis paremale kohe keerad
on nagu Uuslinna tänav. Aga siis meie lähme siis Valge tänavale. Et see on nagu see, kus Kumule ligi saab. Aga Uuslinna tänav on ka siuke huvitav tänav, et sinna lubati kunagi siin 2-3 aastat tagasi õpetajatele kortereid. Aga tegelikult jälle siuke lihtsalt nagu, et pandi silt, et mingi et õpetajad need mingid sotsiaalkorterid või kuidas neid nimetati, päris ei öeldud, et sotsiaalkorterid, aga oligi vist Uuslinna 1. Aga jälle tuli välja, et seal ikka see üürihind oli, tegelikult ta nii üüratu väga ei olnudki, aga see üürihind oli ikkagi seal mingi 300 eurot kuus ja siis oli seal mingi ühetoaline korter ja mingi ühis mingi teema ja põhimõtteliselt ühise, et ongi, et õpetaja nagu kes võiks ka olla siis ju pereinimene ja et mida ta siis õpetab, kui see elab ühiselamus, on ju. Et ma ei tea siis, kas seal siis läks keegi, vist ei läinud väga sinna elama keegi, pärast veel selgitati ajakirjanduses ka, et oli natuke eksitus ja nii ja naa, et õpetajad on oodatud ja see mingi selline jutt oli siis, et ikka päris nii ei olnud, et need õpetajatele seal mingi 3-toaline korter seal mingi 50 euri kuus ja niimoodi, et nii päris ei olnud ja aga see ongi nüüd Valge, tegelikult sattusimegi hoopiski Uuslinna tänavale sattusimegi, aga see siit jõuamegi otse, siis läheb nagu Valge tänavale, on see Valge tänav, et Valge tänavalt saabki niimoodi, et vaatan, et siin on ka mingid ühiselamud on Uuslinna 10, et Valgelt tänavalt saab sinna lauluväljakule saab ka, et siuke piirkond, siuke kultuuripiirkond, mis on sillutatud siis selliste hostelite ja kommunaalkorteritega ja niimoodi. Ei, siin on mingeid uusi maju ka ja see Paepark oli ka ju uus piirkond. Aga seal Paepargis oligi, et jäi meil see nagu see jäi meil see asi nagu jutt nende töötundide, nende ütleme tunnihindade juurde, et kuidas siis äris ja arvutatakse tasusid, et seal jõudsimegi seda, et teenus nagu peaks eeldama lõpphinda enne teenuse osutamist ja ütleme siis töötajate puhul on levinud on see tunnihind, et töötaja ongi selles mõttes lepinguga tööl, et tal seal ta ei vastuta nagu lõppteenuse eest selles mõttes, et ta vastutab nagu seal ongi nagu pandud tegelikult töölepingutesse palju sisse niimoodi, et ta vastutab nagu paljude asjade eest, et ka nende asjade eest, mis et seal on kohe siuksed punktid on töölepingutes sees, et siis ettevõtja omanik võib talle anda nagu ülesandeid, mis on seotud ettevõtte tegevusvaldkonnaga. Et seal tegelikult selle tunnihinnaga tulebki see asi, et ettevõtja omanik võib seda töötajat kasutada nagu kõigeks seal selles mõttes. Et kui on 8-5 tööaeg, siis seal ongi töötaja saab seal mingi 5 eurot tunnis on ju, siis teda kasutatakse seal nagu kõigeks. Et seal tekib põhimõtteliselt juba nagu see, seal läheb see asi juba nagu teise äärmusesse, et nagu kõik need intellektuaalsed omandid ja sellised asjad nagu võetakse töötajalt ära selle 5 eurose tunnihinna eest, et seal läheb juba see nagu see tunnihind läheb nagu sinna teise äärmusesse, et mis
et kui on nagu tööülesanded, et siis ongi, on ju, et töötajal ei ole nagu õigust öelda, et ta nüüd seda ei tee. Et kui ta ütleb, et ta seda ei tee, siis ongi, miski teda ei kaitse. Lepingu järgi võib siis see ettevõtte omanik ta lihtsalt vallandada, et kuna ta ei täida seda punkti, et ta ei täida neid valdkonnas iseärasusest tulenevaid tööülesandeid. Et selles mõttes, kuhu ma tahtsingi jõudsingi nagu selleni, et siis mingi grupp inimesi on ühiskonnas, kes on nagu nad on seal nagu selle tunnihinna näitel, kuidas nad seda kasutavad. Et ühest küljest siis nad esitavad selle enda teenust, on need ettevõtte omanikud, on ju, et nad esitavad nagu enda teenuse eest ka nagu tunnihinna. Ja kasutavad siis seda niimoodi, et see on nagu lõpmatult nagu suur, see tunnihind seal 50 eurot tunnis, on ju, 60 eurot tunnis, on ju, on tunnihinna. Et kui, ja kus siis kedratakse, eks ole, et kui sa ketrad seal, ütleme, 5 euros tunni hinda, on ju, teed seal mingid ületunnid või mis iganes, on ju, see on nagu, see nagu mingit efekti ju selles mõttes ei oma. Aga kui sa ketrad seal seda 50 eurost, 60 eurost tunni hinda, on ju, ja ketrad seal 2 tunni asemel ketrad 9, on ju, seal on ju kõva vahe on ju sees. Seal on ju 500 euros on seal vahe sees peaaegu. Et siis on nagu siuke grupp inimesi nagu ühiskonda nagu tekkinud, et kes nagu on seal nagu vahel ja kasutavad seda siis nagu räigelt lihtsalt nagu ekspluateerides nagu lihtsalt nagu täielikult keeravad seda kraani oma poole ainult. Et ühelt poolt siis nagu tõmbavad sealt poolt, kus on võimalik seda kruvida, et jah, lepime tunni hind ja pärast ütleme, mitu läheb. Tõmbavad seal siis mingi 7 tundi, on ju. Ja teiselt poolt siis panevad seal omalt poolt, kui nad siis seda tööjõudu kasutavad, ostavad siis tööd, panevad selle hinna siis seal mingi 5 eurot tund, on ju, ja siis panevad neile töötajatele siis kõik need, kogu selle kampaania panevad peale, kõik selle valdkonna töö siis kohustused ja vastutused, et kõike peab täitma, kõik peab tegema ja mis ei ole ka ainult positsioonis, on ju, mis ei ole ainult selle positsioonile ette määratud, aga ka kõik muud, mis pähe tuleb, on ju, mis iganes seal pähe tuleb, öeldakse tee ja et siis lepinguga peab tegema. Et selline siis grupp nagu inimesi on, jah, on ühiskonnas, kes millega seoses tuligi mul meelde see hiljutine see Jaan Tootsi kandideerimine sinna Keskerakonna esimeheks. Et seal oli ka tehtud intervjuu, et ta on ju eksponeerinud ennast siin ärimehena ja äriinimesena ja mida veel kõike, on ju, et siis intervjuus nagu tuligi nagu välja, et ta ei ole ju ühegi ettevõtte juht või et ta ei ole ühegi ettevõtte omanik. Et ta on olnud seal kuskil nõukogudes, komisjonides, palgatöötaja lihtsalt. Seal suurte huvidega nagu ettevõtja kasuks. On lihtsalt nagu siuke kuppi rollis palgatööline. Et mis siis on nagu, mis siis siin nagu ettevõtluskultuuris tähendab seda, et ta on ju kogu aeg seda
seda tendentsi nagu aretanud, et kuidas nagu manipuleeritakse nende mõistetega siin. Et näiteks inglise keeles ju ei ole nagu siukest terminit nagu tööandja. Et on ju siuke termin, on selline termin nagu employer. Et siis palkaja. Et aga meil on siin nagu mingi siuke ebamäärane mingi termin, et tööandja on ju, et mismoodi tööandja on ju, et tööandja on ju see, kes enda tööd annab, on ju. Et see on ju see, kes tööd teeb. Ta annab enda töö tasu eest, on ju. Et nüüd siis tulevad kuskilt lendab siis välja selline kontingent inimesi, kes ütlevad, et tema on nüüd tööandja, eks ole. Et kuigi ta ise seda tööd ei tee. Et mis tööd ta siis annab, eks ole, et ta on ju vahendaja. Et ütleme, et kui ettevõtte omanik ütleb, et ta on tööandja, et ta ei ole ju mingi andja, ta on ju töövahendaja, kes ostab tööd sellelt töötajalt ja siis müüb vahendustasuga edasi seda tööd. Et tööd ju annab see, kes tööd teeb. Et see töö kuskilt mujalt ei tule. Et siis on nagu sellised manipulaatorid on meil ühiskonnas. Et jõudsime siis Kumu juurde. Näitan ka siin Valge tänava selle kalda peal. Siis üle tee. Politsei ka turbab sealt vaikselt, et näed kohe ilusti anti kohe teed. Et politseist on kasu. Ja siis näitan lähemalt ka, et rahvas läheb ka sinna alla. Rahvas läheb sinna alla Kadrioru poole. Et käsi väsib päris ära, jah. Et päris siuke uhke hoone, näitan veel natuke. Et ma lähen siit niimoodi. Vaataks sinna sellest seinast alla natuke. Et siit on ka nagu siuke huvitav vaadet. See on vist peaks olema see Kumu hoov. Hoovi peaks olema näha. Jah, et ta nii väga hoov ei olegi, et ma ei tea, kas sinna saab ilma pääsmeta sisse ka seal, kus need pingsilauad on või. Iseenesest vist peaks saama või. Ta niimoodi küllaltki selles mõttes küllaltki sellises nõukaaja stiilis nagu tundub olevat selline, et sellised nurgelised seinad ja et meenutab küllaltki seda arhitektuuri, mis oli seal Transpordiamet on siin, ma vaatan siit, et seda arhitektuuri meenutab, mis oli seal kõik see Pirita see olümpia jaoks tehtud. Kõik see mitte nüüd Russalka, aga kõik sealt edasi Piritalt. Kõik need sellised vaateplatvormid seal ja mis seal on, need sellised betoonist. Et küllaltki sarnast nagu arhitektuuri meenutab. Et ja niimoodi see ettevõtluskultuur nagu paraku on siin üles ehitatud, jah. Et inglise keeles ju ei ole nagu sellist sõna nagu, et nüüd mingi tööandja on ju. Et
et on konkreetselt nagu tehing, on ju, ja konkreetselt määratud, on ju, kes nagu ostab, kes maksab, et siin nüüd tekibki nüüd selline nagu seis, et kõik on nagu kõvad andjad, on ju, et ega siis ilmub üks välja, eks ole, teine välja, eks ole, et siis tegelikult on tema see kõige kõvem käpp, on ju, ja siis see ja too, on ju, ja siis kes lõpuks nagu selle töö ära teeb, eks ole, et sa ei saa seda pirukat nagu lõpmatuseni sa ei saa ju jagada, et sul on ikkagi, sa saad ju müüa seda, mida sul on tehtud, valmis. Et see, kes selle valmis teeb, tema on ju see andja, on ju. Et niimoodi on see nagu tegelikkus. Et siin ongi hiljuti ka oli nagu kokkupuude, et otsiti nagu siis endale lisa siis abikäsi, et ja siis otsiti nii praktikale kui ka juba ka ütleme lepinguga palgale. Ja siis räägib see ettevõtte omanik, et näed nii ja naa, on ju, et jube palju seal tuleb uus töötaja, on ju, praktikant, et siis jube palju nagu teised nagu kolleegid peavad jube palju ohverdama, et aga mis mõttes ohverdama, on ju, et kui sa tahad kellelegi midagi annetada, mine sinna Toompeale, seal on kirik, on ju, Toompea kõrval, et seal on neid võimalusi küll, et mine ja anneta, et kui sa tahad nagu, et laiendada enda ettevõtmist, et rohkem võtta, eks ole, tellimusi vastu, kiiremini ära teha, eks ole, ja siis sealt pealt nagu teenida rohkem, on ju. Et siis kellel seda vaja on, ju. Et siis seda on ju sinul vaja. Et kui sina tahad nagu sellel eesmärgil nagu palgata nagu lisatöökäsi, et enda nagu teenust arendada, et võtta tellimusi vastu, olla pildil, pakkuda kvaliteeti, on ju, et sellega nagu teenida, on ju, siis sa pead tegema selle investeeringu. Et see ei ole ju mingi ohverdamine, on ju. Et kui sa tahad midagi saada, siis sa pead selle jaoks nagu tegema investeeringuid. Et ja kui sa ei taha seda tellimusi täita ja lisatööjõudu, on ju, et siis ära nagu esita selliseid soove, on ju. Et siis ei ole vaja ju esitada soove, et teegi siis nende töötajatega, kes sul on, ja pole vaja kellelgi midagi ohverdada. Et aga kui me räägime ikkagi nagu sellest, et sa tahad nagu midagi nagu teenida, et siis ole nende inimeste vastu nagu aupaklik, et kes tulevad ja pakuvad ka enda teeneid. Et kui läheb inimene ja teeb, eks ole, panustab sellesse ettevõttesse, ta annab kõik, eks ole, endast, et kogu hinge, et ta panustab, teeb koostööd, keskendub, pühendub, on ju, et tema ei ütle, et ta midagi ohverdab, ta ütleb, et ta saab selle eest tasu, ta annab endast kõik ja me teeme koostööd. Et ei ole vaja niimoodi ei ole vaja käituda, et nüüd me oleme siin mingid suured heategijad ja nii edasi, on ju.
et kui sa tahad midagi osta, asjal on hind, mine ja räägi läbi, on ju, ja esitame omapoolsed, kõik pooled esitavad oma nagu soovid, oma pakkumised ja räägime nagu normaalselt läbi, on ju, et ei ole vaja hakata midagi moonutama, tõde. Et kui sa oled vahendaja, siis sa oled vahendaja ja nii see on. Et vahendustasud on ka nagu, vahendustasudel on ka piirid selles mõttes, et need ei ole ka lõpmatud. Et siin ja majanduselus siin mingid siuksed nagu kartellid ja monopolid on ju, kellel siis ainuke nagu sõnavara leksikonis, eks ole, on 30 aastat sellega purjetanud, on ju, et on ainuke sõnavara, mida ta teab, on maailmaturg, on ju. Et maailmaturg muutub, et siis see on nagu siis see põhjendus, on ju, et siis kuna ta seda sõna teab, on ju, et siis sellega võib kõike põhjendada, on ju. Et sellisel asjal on ka nagu piir, on ju. Kõike tuleb teha ikkagi nagu mõõdukuse piirides, et ega siis selline ekspluateerimine nüüd, et esineda nüüd mingi suure maailmapäästjana ja siis päeva lõpuks siis lüpsta nagu siis inimesi tühjaks täiesti, on ju. Et selline asi nagu ei ole nii ilus kui see trepp siin, on ju. Lasnamäe ja Kadrioru piiril, mis siis Kumu serval nagu alla parki viib. Et teeme asju ja võtame asja mõnuga.